Hei, olen taas kord tagasi uue videoga ning tänases videos ma räägin nädala toitumisest, kuidas siis mina nädala jooksul toitun ning kõige olulisem, et mis on minu need põhimõtted, millega ma siis toitu valmistan või mis reegleid ma nagu jälgin, kuigi need pole otseselt reeglid, vaid kindlad sellised uskumused, mis mul on seoses toiduga. Ja siis ma näitangi enda erinevaid retsepte, mida ma nädala jooksul valmistan, et ma ise muidugi olen hästi suur meal prepi usku inimene, et siis te näete ka seda, et tavaliselt ma teengi niimoodi, et ma nädala alguses või siis nädala lõpus teen valmis enda uue nädala menüü, mida ma siis jälgin, et ma siis ei peagi nagu nädala sees põhimõtteliselt mõtlema, et mis toitu täna teha või mida ma homme teen või mis mul täna lõunaks on või mis mul homme lõunaks on, et mul on kõik juba ette mõeldud. Ning see teeb mu elu, mu selle elu ikka väga-väga palju kordi lihtsamaks. Ning ma näitagi, kuidas ma seda teen. Kõigepealt ma räägikski meal preppimisest, et mis see üldse on ja mida see mulle isiklikult on andnud. Meal prep ongi see, kui sa teed valmis endale toidu, mida sa saad siis järgnevate päevade jooksul tarbida. Ja sa võidki seda hoiustada kas siis külmikus või panna sügavkülma, mis on ka tegelikult hästi populaarne. Aga siinkohal ma tooks välja selle, et meal prep ei ole ainult see, kui sa teed endale valmis mingit kindla toidu, näiteks oletame kartulkaste ja salat. Et meal prep võib olla ka see, kui sa valmistad endale ette kindlad komponendid. Näiteks sa teed endale valmis nädalaks mingi kindla portsu kana, mida sa saad mitme päeva jooksul süüa. Ja siis hiljem kombineerida vastavalt sellega, mis sisu sul on, et teed sinna juurde riisi või teed kartulit või lihtsalt köögivilju või paned kuhugi voki sisse üldse. Nii ma panen siin praegu oma seda videokest kokku ning üks oluline asi, mille ma unustasin ära mainimata just meal prepi poole pealt, ongi see, et tegelikult kõige olulisem on kas või oma peas läbi mõelda kõik need toidud, mis sa plaanid teha, et see läbimõtlemine annab sulle tegelikult nädala sees nii palju rohkem vabadust ja vabastab sinu nagu seda mõtlemisressurssi, et sa ei pea liigselt oma toidukordade peale mõtlema. Ja enda näitel ka siis, et minu jaoks on see meal preppimine ja läbimõtlemine ning toitude ette valmistamine andnud tegelikult väga palju vabadust või vaba aega nädala sees. Ehk siis tegelikult kokkamise peale või toidu tegemise peale võib kuluda nädala sees päris suur aeg. Aga kui sa just mõtled ette ja planeerid ette ning valmistad ette kõiki neid asju, siis kindlasti sa võidad ajas ka. Nii, kanaorsu jaoks tükeldan kõigepealt küüslauku, siis sibulat ning riivin siis 2 porgandit ning tükeldan kuubikuteks ka suvikõrvitsa.
sain oma toidu valmis nüüd ning teeme siis esimese selle maitse testi, kuna ma tegelikult pole varem seda toitu teinud ja see läks oodatust kauem aega. Aga samas kogus tuli päris korralik ja ma saan homme ja ülehomme lõunaks ka siis kaasa võtta. Väga kuum. Maitse on väga hea. Oh my god. Nii ma sain õhtusöögi nüüd söödud ning ka endale 2 lõunat kaasa pakitud, et ma panin siia suuremasse anumasse. Ehk siis saangi homme ja ülehomme lõunat süüa seda sama toitu. Nii, täna on kolmapäev ning aeg on õhtusööki uuesti teha. Seekord ma teen siis kana kodujuustu kotlette. Mul on tainas siin valmis ja matistasin ära ka. Ning nüüd on käeg panna ahi umbes 200 kraadi juurde ja siis kotletid umbes 20 minutiks või pooleks tunniks ahju. Eilsega seoses eile ma ei filminud, kuna tegelikult eile ma ei teinud üldse süüa tänu siis meal prepile, kuna esmaspäeval tehtud toitu jäi nii palju alles ja ma sain eile õhtul ka seda süüa. Ja sellised näevad need välja siis ja oluline on see, et nad oleks enam-vähem ühe suurusega, aga see, millised nad välja näevad, ei ole siis kõige olulisem. Maitseb ikka hästi. Praegu ma ootan siis, et ahi soeneks ning ma otsustasin, et kotlettide kõrvale ma teen tavalist kidutatat, kuna ma pole seda väga ammu teinud. Nii, toit sai nüüd valmis ja ma tegin kõrvale väikse salati, siis on kotletid, tatar ning kastmeks tegin ka sellise kreeka jogurti ja tipipulbri seguga kastme. Ma sain nüüd õhtusöögi söödud ning sellest toidust ma sain isegi endale 2 lõunasööki ka kaasa. Siin on tatar ja need kotletid ja salat tuleb veel juurde eraldi. Mina taaskord siin, et reedel ma tegelikult tegin õhtusöögiks sellist Korea traditsioonilist rooga, nagu on bibimbap. Ma ei tea, kas ma butcherin seda nime täielikult või mitte, aga jah, reedel ma lihtsalt tegin õhtusöögi ja seal ma ei planeerinud seda mitme päeva peale laiali, et lihtsalt tegin ühe õhtusöögi.
selleks korraks ongi selle videoga kõik, et anna teada, kuidas see video meeldis, kas ma peaks veel selliseid toiduvideosid rohkem tegema või pigem on ägedam vaadata selliseid vlogi stiilis videosid, et mind väga huvitab sinu arvamus.